Kallid päikesejänkud, meil on nüüd ka Patreon ja see tähendab siis seda, et teil on võimalus näha meid, nagu toetada meid ja näha lisaepisoodi kuus. Kui sa šokolaadijänest 7.50 maksab, siis sa saad varasemal ligipääsu episoodidele ja sa saad kuus ühe salajase lisaepisoodi. Või siis sa võid 3.50 maksta, saad lihtsalt ligipääsu või siis 1.50 toetad meid niisama. Sa võid lisada midagi teha. Mõtle, see on üks kohvi Circle K-st. Väga hea, see riff on tugev. Sa jätad ühe kohvi ostmata ja sa saad toetada meie tegemisi. Jah. Jah. Väga hea. See on hea. Refi vahetus hooaeg on käes ja sa tead, kus on kõige parem seda teha. Tän, kus sa vahetaksid reffe? Mina vahetaksin enda reffe garaažis. Täpselt. Ja garaažis on alati hea putitada. On ju putitamisohaaeg. Võta garaaž näppu. Mis me ja veel... kui pärast autoga sõita tahad, siis tee seda alkoholi vabalt. Garaaž Hard Lemon. Zero. Jah. Väga hea. On lihtne olla piisavalt, kui oled lihtsalt sina ise. Kui pole sekunditki igavat, kordumatu virmaline. Mul pole mingit haiget pilli ja rikas ainult lootuses. Toon Rimi kilekotis lilli ja suudlen sind Ford Focuses. Olen eilse päeva ootuses. See on päris ilus. See on tõesti väga ilus. See pole midagi halvasti isegi öelda. See on väga solid. Tere kallid päikesejänkud, meil on täna külas Sünge Sam, ainukene. Tere, mina olen Sünge Sam ja tegelikult olen mina natukene pettunud, sellepärast, et mina lootsin täna kohtuda minu iidoliga Daniel Weinbergs. Aga sa nagu TikTokis väitsid, et sa väga ei teagi teda nagu. Mina ei ole tema komöödiat näinud, aga olen kuulnud, et tal on haige kaigas. Ja, selles mõttes iidol, jah? Mina fännan suure riistaga mehi. Sa võt, see on uus, Sünge Sam võtab perse siis nagu, jah? Ei, mina ei võta perse, aga mulle meeldib, kui mees suudab minna vastu naise serviksit. Sellepärast, et siis on naisel valus. See on see, mida sa taotled siis, jah? See on see, mida ma taotlen. Aitäh, ja tänane episood... Mina ise serviksini ei ulata. Jah. Aga mulle meeldib, et keegi sinna pihta saab. Jah. Mina olen Sünge Sam. Mul tundub, et see toob ülirahva episood, kui teil aeg niimoodi teeme. Meil ei tule täna mingit episoodi. Aha. Mina tulin siia triipu tegema ja pidu panema. Mina olen Sünge Sam ja mina olen kuulnud viimasel ajal palju oma sõbrannadelt, et neid on korgitud. Ja kui aus olla, siis mind ajab see väga vihaseks. Sellepärast, et kogu see korkimise asi oli minu idee ja mulle ei meeldi, et paljud mehed tegelevad plagiaadiga. Sellepärast kutsun mina ülesse kõiki Sünge armee sudureid olema pidudel tähelepanelikumad. Ja kui te näete, et keegi teeb plagiaati ja paneb kellegi joogi sisse midagi, siis kütke talle lõuga ja kui see on teie tuttav, siis paljastage ta oma suhtlusringkonnale. Mina selle plagiaadi eest ei seisa. Mina olen Sünge Sam. Siuke surnud konna silmad vaatavad mind. Need ei ole surnud konna silmad, need on 2 päeva üleval olnud Sammi silmad. Mul hakkab endal siin vett jooksma, kui ma vaatan. Mina olen siin saates külaline ja mina ootan küsimusi. Kuidas Sünge Samil see uus meeletu TikToki edulugu nagu... mida see su nagu isiksusega teinud on? Või kuidas see mõjutab sind? See ei ole minu isiksusega teinud midagi. Mina teen lihtsalt huvitavat sisu ja rahvale läheb see peale, sellepärast, et meis kõigis elab üks Sünge Sam. Aga mida sa sellest arvad, et tavaline Sam? Mina olengi tavaline Sam, aga päeval. Mina olen tavaline Sam öösel. Ja kui ma ärkan, siis ma muutun tavaliseks Samiks. Sellepärast ongi tal viimasel ajal TikTokides
kotid silmade all. Sest et ta ei ole terve öö maganud. Tegelikult ainuke Sam, sul on ligipääs tollele TikTokile ka siis, jah? On küll, jah. Sa postitad nagu mõlemasse siis? Ma postitan mõlemasse. Päeval teen ma sellist magedat sisu, kus ma räägin oma ema sussidest või miks kohuke on kohuke, aga öösiti teen mina TikTokke korkimisest ja naise petmisest. Aga kui sa nii palju TikTokke nagu kogu aeg teed, et kas sul jääb nagu aega neid tegusid ka päriselt teha? Tegusid teevad produtsendid minu eest ära, kogu minu karjäär on fabrikatsioon. Mina olen Sünge Sam. Tõest me aru saanud, jah. See on väga hea vestlused pidevalt meelde tuletada, kes sa oled. Kas sa tuletad seda mulle meelde või endale? Mina tuletan endale meelde, sellepärast, et mina, Sam Schmidt, ei ole nädal aega maganud. Ja, mis sa see nädal aega teinud oled siis? Korkinud. Eile panin mina ühel majapeol magavale tüdrukule sitakasse. Eesti karistusseadustik näeb ette, et kui mõlemad osapooled on purjus, ei saa keegi nõusoleku eest vastutada. Ja. Seadust peab jälgima, sellepärast, et seadus soosib vägistajaid. Mina olen Sünge Sam. Aga mis on sinu arust meie ühiskonnas nagu... Mis ühiskonna norm on sinu arust nagu valesti? Praegu on valesti ühiskonna norm, et väga paljud kuulsused Eestis mängivad, et nad on täielikult kukupaid, kuigi tegelikult on nad päriselt ka pedofiilid. Ja minu meelest pole sellega mitte midagi valesti. Mulle lihtsalt ei meeldi, kui inimesed valetavad. Sünge Sam on nagu aus Sam ka ühtlasi. Mina olen aus ainult siis, kui see on minule kasulik. Mina olen Sünge Sam. Aitäh taaskord. Jah. Ja. Paljud Eesti kuulsused on kohutavad inimesed. Mina kolisin hiljuti kokku oma naisega. Ja. See on teine faas minu pikas plaanis. Minu plaan on teha ta järgmisena rasedaks. Juba praegu tõmban ma välja liiga hilja. Riskid natuke? Riskimine ei saa selle kohta öelda, see on täismäng. Täismäng. Ja kohe, kui ta on rase ning tal pole enam valikuid, teen ma kõike selleks, et välja lõigata tema isiklik tugigrupp selleks, et ma saaksin 24/7 ringi tõmmata. Aga samas, kui naisel pole tugigruppi, siis mis naine nii kaua teeb, kui sa ringi tõmbad? Kasvatab minu lapsi. Nagu neid teiste naistega lapsi ka või? Teiste naiste laps ei ole minu probleem. Sa oled nagu Neymar siis põhimõtteliselt või? See jalgpallur. Ei, minu väga suur iidol on Game Boy Tetris. Sellepärast, et tema laseb alati sisse. Ja kui ta teeb uued beebid, läheb ta Wismarisse puhkusele. Sa võiksid anda ka intervjuu sellele samale Kroonika Biffile, vaata, või kus ta töötas. Ta tegi nüüd, vaata, mingi jaanipäevast ka mingisugust seda reportaaži. Pole kursis. Igatahes sellele samale Biffile sa võiksid intervjuu anda. See oleks haige ja siis sa võiksid talle ka tite taha teha. See oleks väga suur au. Minna sinna, kuhu on läinud tõesti suured mehed. Olen kuulnud, et ka Game Boy Tetrisil on haige vänt, mis sõttu kannabki ta kondoomi ainult peas. See kondoom, mida tema kannab mütsina, tegelikult läheb hiljem tema riista peale, aga ainult selleks, et näidata uuele partnerile, et ta on selline tüüp, kes kannab kondoomi, selleks, et saab teda hetk hiljem kummita nikkuda. Game Boy Tetris tundub siuke tüüp, kellel nagu riistal on ka vest selja saata. See on tema kondoom. Ta on just siuke väike kuradi Ballsi Nike vest. Siuke oranži värvi. Oota, kuni sa kuuled sohi lastest, sellest keegi ei tea. See näeb riista otsas välja nagu sadul tal. Ära räägi sitta minu homboist. Mina tulin siia külla heausklikult tegema kokaiini ja rääkima oma mõtetest. No. Ja praegu hakkasid sina mustama Game Boy Tetrist, kes on minu väga suur iidol. Ma otseselt ei mustanud teda. Mustad mulle ka ei meeldi. Ja? Nende hulk on Tallinnas plahvatuslikult kasvanud. Aga miks arvad, et see on nii? See on ÜRO ränderaamistiku süü,
mis pole sugugi meie võimuses. Aga mina, Sünge Sam, ütlen, et meie kvoot on 0. Mida vähem on siin Eestis musti, seda rohkem naisi jääb mulle. Mida sa arvad nagu investeerimisest? Mina investeerin ainult Venemaa aktsiatesse. Olen ostnud väga palju Gazpromi, Rosnefti ja Lukoili aktsiaid. Praegu on nende ostmine ebaseaduslik, kuid mina kasutan selleks pime veebi. Mina usun, et Venemaa teeb tagasituleku ja panustan sellesse iga oma sendiga. Jaa, see on väga huvitav ängel sul nagu ja sa oled nagu kõigeks valmis siis. Aga mis sa teed, kui Venemaa ei võida? Nutan. Kui Venemaa ei võida, siis on kõik minu investeeringud läinud luhta, kuid teen kõike selleks, et aidata Putinil, kes on viimane traditsioonilise pere ees seisja, võidule tulla. Ja mina seisan traditsioonilise pere eest nii kaua, kui seda teevad teised ja mina saan ringi nikkuda. Sellepärast, et maa tuleb täita lastega ja võimalikult paljude naiste vitt tuleb täita jobiga. Ja mina seda hea meelega teen. Mina olen Sünge Sam. Jah. Aga kas sul ei teki nagu selline tunne, et kui sa nagu näiteks käid ja nagu bassid sisse, vaata? Past. Minu lemmik. Biffidele. Olen nagu parasiit. Et siis nagu see, nagu kuidas ma ütlen nüüd, siis see tussiturg nagu langeb. Ei. Selle aktsial ei ole nagu see väärtust enam. Sellepärast tulebki teha naisi juurde. Ja selle kallal mina töötan. Aga mõtle, nagu korraks mõtle, et sa ei ole Sünge Sam, on ju? Kui sa oled... Võimatu. Ma olen alati Sünge Sam. Isegi kui ma olen tavaline Sam. Ei, mitte tavaline Sam. Mõtle lihtsalt, sa oled mingi suvaline tüüp, on ju? Tapaksin ennast ära. Läheb mingi Biffiga teidile. Ja siis sa kuuled, et nagu Sünge Sam pastis talle sisse. Ja kas sa ei ole nagu veits, et she for the street. See natuke nagu Minu meelest lasi Süngele Sammile endale sisse. Minu meelest on see kõige kiirem viis, kuidas saavutame ühiskonnana HPV-le karja immuunsuse. Ja. Me peame seda levitama võimalikult palju ja kui 100% inimestel on HPV, siis ei ole kellelgi HPV. Sa võiksid teha küll järgmine Sünge Sammi lüke võiks olla see, et Puki see Puki see, mis see Mustamäe see keskus on, see kultuurikeskus? Kaja kultuurikeskus. Jaa, Puki Kaja kultuurikeskus. Ja siis tee nagu HPV vaktsineerimist seal. Aga tegelikult on see minu jobi. Ei, ja pane plakati peale, panegi nagu, kus sa nagu munniga torkad seda inimestele. Nina sõõrmesse. See oleks haige. Ja mõtle lihtsalt see ja siis 2 päeva enne üritust oled, et tead, tegelikult teeme ikka Nõmme kultuurikeskuses. Või seal Uuslainis. Okei. Nii sama. Mina ei tea, millest sa räägid. See on ühe su iidoli lugu rohkem. Aga ainus põhjus, miks Daniel Weinberg peaks tegema väikest venjut, on sellepärast, et see on intiimsem. Mitte sellepärast, et ta ei suuda välja müüa suuremaid. Mitte, et ma olen tema komöödiat näinud, aga eeldan, et tal on lihtsalt selline vibe. Ta oskab ikka igasuguseid ruume teha. Ma olen näinud teda ikka igal pool nagu mõrvamas. Selles mõttes. Ja ka mind on nähtud igal pool mõrvamas. Ja? Aga Eesti politsei ei saa midagi teha, sellepärast, et mina oskan oma jälgi katta. Minule meeldib pussitada kodutuid. See on mu lemmikviis, kuidas lõõgastuda. Otsin üles mingi magava parmu ja löön talle noaga sitakasse. See on hästi palju mingit sitaka teemat. Sitakas on minu lemmiksõna. Sellepärast, et sitakas on multifunktsionaalne. Sealt tuleb sitt ja sinna sisse läheb jobi. Sa räägid natuke nagu mingi 4. klassi lõpukirjand, vaata. Sitakas on minu lemmiksõna. 4. klassis algabki naisel seksuaaliga. Ongi nii või? Jah. Ja siis lihtsalt on... niimoodi klassiga nagu või? Koos klassiga. Sellepärast, et päevad on naistel sünkroonis. Ja siis saabub kõige rohkem naissoost vilistlasi. Mina ütlen vilistlane suguküpseks saanud naise kohta, kes on just saanud 13-aastaseks.
aga kui sa nagu lapsi tahad teha, kas siis nagu vanemad naised ei ole nagu selles mõttes viljakamad, et nad nagu, neil on nagu, nad on nagu rohkem orienteeritud sellele. Kui vanad on sinu jaoks viljakad naised? No kindlasti vanemad kui sinu jaoks, ma arvan. Ma ei tea. See on nagu, no mitte 4. klass, ma ütlen. No, minu jaoks hakkab naine ära kukkuma juba 18-aastaselt. Fuh. Yeah. Mina sinna vanasse vittu ei pane. Vana naine näeb välja nagu juuksurjalg. Hästi palju veenilaiendeid ja kortse. Yeah. Jah, päev läbi seismisest. Aga jah. On küll. See tuleb haige tund aega seda episoodi. Mina olen Sünge Sämm ja meie peame vastu. Jah? Ja. Millele sa vastu pead? Prokuröride süüdistustele. Eesti on õigusriik ja õigus on minusuguste poolel. Aga sa nagu, kas sa ei tunne, et sa tantsid nagu siukse piiri peal, mida natukene tegi ka nagu Reispass, vaata, oma nende sõnumitega? Veel üks minu iidol. Reispass on minu meelest äge tüüp ja ma loodan, et ta pole selline vend ainult sõnades. Ja. Maa tuleb täita lapsega ja lapsed tuleb täita jobiga. Ainult niimoodi kindlustame me Eesti omariikluse, millesse ma tegelikult ei usu. Mina osalesin suurel sõjaväeõppusel Zapad. Yeah. Ja minu lemmik, suure Isamaa sõja kindral, on Zukov. Slava Rossija. See, kui sa, ma ei teaks, see niimoodi töötab. Aga see, kui Daniel Weinberg jõuab suvetuurilt koju ja märkab, et mingil põhjusel Emps enam ei viitsi ahjupraadi teha, siis sa tead, et ta on kuulnud seda episoodi. Siis sa tead. Minu ema teeb alati mulle süüa, sellepärast, et tema teab, mis on naise kohustus. Ei, see on Tänni ema nüüd. Tänni ema teeb ka mulle sageli süüa. Vaikselt karakter lagune. Olen... Teakus, see lihtsalt ülirahulikult lihtsalt muutub Tänniks, kellel on nagu lihtsalt pastakaga põse peale 3 täppi tehtud. Mina ei tee venelasel ja ukrainlasel vahet. Ja. Neil on sama tähestik. Jah. Nüüd see on lihtsalt ju meie podcast. Kallid päikesejänkude kuulajad, meil on sponsoriks Ulakas Kaunitar. Ja nagu te näete, see püsib. Ulakalt. Jaa, Ulakal Kaunitaril on siis käimas selline asi, kui te panete sooduskoodi jänkud, te saate 10% alla erinevad tooted, näiteks vaata puldiga, Dan paneb endale sisse ja ma saan siit nupust käima panna. Mõnus tegevus näiteks eesti keele eksami ajaks, kui sa ei viitsi kirjutada seal, paned endale väikse vibra sisse, kottidele on, meestele on, erinevaid mänge on, külastage lihtsalt ulakaskaunitar.ee ja pange sooduskood jänkud ja te saate 10% alla. Ma tulen. Nüüd saad juba Daniel Weinberg seal. Legit, mis hetkest see muutus nagu lihtsalt, et Sünge Sämm ongi Dan. Kas me saaksime, palun võtta seda podcasti tõsi? Tere ka, teem. Sünge Sämm ongi lihtsalt Dan. Ka teem Dan. Ma ei ole kunagi nendid, kellega on ärkvel olles ka apnea. Mul ei ole apneat, mul on vaja apperit. Sellepärast, et mina, Sünge Sämm, olen olnud 7 ööpäeva üleval. Ja. See mingi suht lahja kouk vist, vaata, väga midagi ei teinud sulle energiat juurde kui midagi. Või kas nüüd kikib hiljem sisse tegelikult või? Selle jaoks läheb umbes 5 sekundit. Ja, et minu aju hakkaks ootama piisavalt dopamiini, aga pärast mul on juba raske tulla. Mina pean powerfuckima selleks, et mina saaksin tulla. See, kus ma näen su silmis seda pettumust, et see ei ole päris kouk, vaata. Kes ütles, et see ei ole päris kouk? See, kui sa tõmbasid, tegid selle kogu, selle keha, vaata teab, mis liigutus see on. Juba keha on valmis, et siit tuleb ja siis silmades see pettumus, et see ju tegelikult ei ole. Jaa. See on nagu see vana hea Pavlovi koera eksperiment, kus mainekas vene teadlane Pavlov. See on vist mingi magustoit tegelikult või? See on juba Pavlovi kook. Aga kui mainekas vene teadlane Pavlov tegi testi, kus iga kord, kui kelluke tirisis, siis koer teadis, et ta sai taha ja tema sitakas hakkas
märjaks minema. Erutusest. Et kui kell käis või? Iga kord, kui kell käis, läks koera, sitakas, märjaks. Siuke rutiin nagu. Jah, minu jaoks on sitakas auk A. Auk A. Ja vagina on auk C. Ahah. Väga huvitav vist. Sa pead ikka nii kõvasti auku A panema. Suhu perse, suhu perse, suhu perse. Ja. Ja siis sees käib väike puhastus. Mina puhastan oma riista. Loputus nagu. Loputus. Mina puhastan oma riista vitu augus nagu golfipalli. Sa. Pessu minema ei pea. Ja. Ja 90% probleemidest, mis võivad naistel esineda vagiinadega, on põhjustatud riistade poolt. Riist ise on alati ühes tükis. Mina olen Sünge Sam. Ja. No. See kokaiin ajab mind varsti aevastama. Tuleb kohe avastuse. Hatsi. Hatsi. Aga hea. Mis on Patreoni episood? Kui pikk see episood tuleb? Minu tüdruk on praegu pikapäevarühmas ja mina lähen talle varsti rulaga järgi. Pühapäeval või? Pühapäeval. Ma arvan, ta valetab sulle. Ta ei valetaks mulle mitte kunagi, lapse suu ei valeta. Aga samas pühapäeval pikapäevarühmas. Tema jäi istuma, sest et tema on väga loll ja ta jäi lasteaias istuma suvetööle. Aga sulle meeldivad pigem targad naised või lollid naised? Lollid naised meeldivad mulle väga palju. Targad naised ei oska vait jääda. Räägivad ainult oma Palestiinast, kuigi mina olen Iisraeli poolt. Mul legit on raske aru saada, kas ma räägin Tanniga praegu või Sünge Samiga. Vaated nagu hästi palju ühtivad. See on väga suur kompliment. Tugev siuke, mis me saime, 10 minti see episood või? Ongi 10 minti või? 22 minti või? Holy shit, siuke tunne nagu 3 tundi. Roger, kuidas sa kavatsed terve suvetuur vastu pidada, kui sa ei suuda luua isegi tunnist podcasti? Nagu mis mõttes vastu? Kui sa oled koomik, siis sa suudad improviseerida. Jaa. See on meie töö, sa oled praegu tööl. Olen. Mis siis? Mina Sünge Sam, tulin täna intervjuule. Jaa. Ja mina ootan, et sa küsiksid minult küsimusi. Ma just ootsin, et Sünge Sam on rohkem kuidagi selline, lühiformaadi vend. Et vaata, sa ootad nagu küsimusi, aga su iga asja vastus on otse sitakasse. Minul tuleb varsti välja Sünge Sami audioraamat. Jaa. Teksti loeb sisse Sass Henno, kes minu meelest ei teinud mitte midagi valesti. Jaa. Sass Henno, Johanna-Maria Lehtme, Jaanus Saks, Lauri Pedaja ja Otto Triin on minu meelest kõik omad joped. Mis see Otto Triin tegi üldse? No idea, aga... Mitte midagi, täpselt. Legit Otto Triin on siuke nimi, et kas ta on nagu mingi lembelaulik või midagi või? Otto Triin, see kõlab nagu mingisugune Sulo, mingi sidekick või midagi. Otto Triin on, ma ei tea, mis see päris nimi on, see lastesaat, see pedofiil, või tähendab, ei tee midagi valest, tema on Sünge Sam läks lühisesse. Vajan rohkem kütust. Kas see kook siin nii uniseks teeb? Sest mina alles ärkasin. Legit pole kunagi näinud, et kellelgi kook litib nagu kreemi sai. Veresuhkur on laes ja lihtsalt silmad on kinni. Sünge Sam praegu läheb magama, aga võite mind näha huumoriklubi suvetuuril. Sa teed seal ka setti või? Mina käin lihtsalt vaatamas igas showd ja minuga on võimalik teha seal pilti. Kuna showdel käib palju noori tüdrukuid, siis olen mina alati seal. Et sa siis sõidad nagu oma autoga, lihtsalt teed suvetuuri kaasa? Purjus peaga, sõidan oma autoga kohale.
jah. jah. See on nii väsitav. Ma ei jaksa enam. Tunnen, et see... No see on lühiformaadi karakter. Ja, ma tunnen, et see sünge Sam võtab mul kõik. See võtab mul kõik energia. Aga samas sul pole juuksed kunagi nii vähe hallid olnud. Tõsi, ma muutun nagu nooremaks seda tehes. Issand jumal. Tegelikult ole tagasi. Sünge Sam oli nagu kuidagi entusiastlikum elu suhtes. Dan on lihtsalt nagu masendav versioon Süngest Samist. Vaated on samad, aga energia on off. Kas tead, kui segaduses mu psühholoog on? Aga kui sa see Sünge Samile kohale läks? Ei üleüldse kogu pakett. Kust me alustame? Kust me alustame? Jaa. Sul oleks vaja nagu mingi tiimi psühholoogi, vaata. Mul on vaja, nad peavad mu aju panema kuhugi maa alla matma. Sa oled Jana Lind või? Kaeva auk ja pane pea alla. Mul on vaja korraks reorgida. Aga sa oled mõelnud selle peale, et paned nagu kaevad auga, paned pea sinna sisse. Lihtsalt nagu korraks on jahedam. Mina panen oma pea sulle sitakas. Äkki sa peaksid saunamütsi kandma kogu aeg? See hoiab ka pea jahedana, vaata. Saunamütsi, sa oled ka saunamütsi mina juba olen peast soe. Mingi koer haugub. Mina tahtsin lapsena saada veterinaariks, sellepärast, et mulle kangelt meeldib loomi magama panna. Ja mis sulle veel meeldib loomade juures? Nende sitakas. Mulle meeldib koerale pai teha, sest siis ta tõstab oma saba ja paljastab oma sitaka. Koertel on enduv pärak. Aga mis teeb koera sitaka nagu eriti huvitavaks sinu jaoks? Sest et koertel on enduv pärak. Kui koer kakab, siis tema pepuauk tuleb välja. Nagu tulnud ka suu. Aga sinu oma ei tule niimoodi välja? Minul ei ole koera. Ei, aga ma mõtlen, nagu sul ei ole nagu seda mingit... Kas hemoroididega ei ole niimoodi või? Ei ole. Ei tule välja persauk, jah? Ei, veri. Mina panen naisi sööma oma verekupleid. Verekuplid. Niimoodi, hammastega. Jah. Iga naise dieedis peab olema rauasisaldus. Jah. Tead, kui sa vaata tüüpi ja sa tahad, et nagu mingi pipsu perset sööks, on ju? Aga seda on nagu raske, vaata, võib-olla nagu alguses teemaks tuua. Sa pead lihtsalt natuke trühvli majoneesi ostma. Bitches love that trühvli majonees. Siis sa määrid oma kannikate peale seda. Ja küll nad tulevad oma friikartuliga siis ligi. Mis siis Süngel Samil plaanis on? Plaanis on minna suvetuurile ja teha teie fännidega pilti. Mis sa teed suvetuuril veel? Parimad palad? Kui tavai pitt on minu lemmik. Mina teen seda iga aasta suvetuuril publikust. Kas sa nagu hõikad Tänile punchline'id ette või? Mina tema komeediat ei kuule. Ma peangi näinud kedagi nii intensiivselt silmi kõrvas. Minu silma hakkas sügelema. Sa lõhud oma sarvkesta praegu. Ma ei näe. Päriselt. Ma olen pime. Oh my god. Issand jumal, ma ei saa, mul on raske vaadata seda. Mida sa üritad? Arvad, et mul ei ole raske vaadata. Mida sa arvad, et sa üritad sealt kätte saada niimoodi? Jesus Christ. Tere, kui see on see, kuidas sa silma sögad, siis ma ei taha ette ka kujutada, kuidas sa pihku paned. Või näppu paned. Lihtsalt rusikaga. Mõtle, kuidas ma näppu panen. Ei, täiesti putsis on kõik. Holy shit. Enam ei sügele. Vett. Väga kassirefleksid sul. Sellise paksu kassirefleksid. Garfield. Bitch, that's Garfield.
mul on siuke tunne, kui ma oleks TikTokis kinni praegu. jaa, sama teed, kui sa oled liiga pikalt scrollima. Ei, selles ühes TikTokis nagu. Aeg on minna magama. Kell on 4 hommikul. jah. Mulle meeldib, et Sam tegi selle video, et see eelmine saang oli parem tegelikult. Nagu lihtsalt nagu Danile sobiks ka see rohkem. Sulle tegelikult sobiks, sa võiksid lasta enda teha samasuguse saangu nagu Sam. Lihtsalt nagu see Sünge Sam hitiks ka nagu eriti kreisik, kui KTM tuleb sama songs ka veel. Aga kui meie podcasti kuulavad mingid muusikad või produtsendid, siis muusikad. Kui keegi muusika kuulab. Kui muusika kuulab meid, siis aeg on teha üks Sünge Sammi lugu. Mul on juba sõnad kirjutatud. No, mis sul on need umbes sõnad? Ma tegin kooki. Tumbasin need litakasse. Eile õhtul panin magavale tüdrukule sitakasse. Aga miks nagu Sünge Sam räpib nagu ta oleks nagu see nagu Sünge VD või midagi? Tobikoer, jah. Seda küll, jah. See natuke rohkem niisugust Sammi essentsi on sinna vaja. Ma alles õpin. Tead see Maika pigistab siin nii valedest kohtadest. Ma ei ole kunagi näinud, et keegi paneb Maika selga ja käed näevad väiksemad välja. Mina pigistan naisi valedest kohtadest. Peppu. Oh my God. Pepito. Mis sa käisid, panid sul kodus pesu kuivab või mis sul on? Jaa. Pesu kuivab ja praed on ahjus. Ei jõua vaadata üle koju praadus. Mine veel unisemaks. Mis emps sul hommikuks tegi? Mina tegin endale tatart. Ma olen viimasel ajal hakanud. Iga päev ma käin mais sushis. Neil on see Apollo kinosood. Mine perse. Mis on nii hullu on? Tegid kõige halvem teed, mis sul olla saab. Miks? Nagu number one. Miks? No sushi ei ole tervislik. No ma võtan raameni. Seakõhuga. Seda küll, see on mai sushi, tere saad burgerit ka tellida sealt. Selles mõttes see on pasta, burger, pizza. Ja ma saangi iga päev mais sushist purks. Ei, päriselt mai sushi päevapraad on vahepeal ribi. See on täpselt see, mida sa tahad oma. See on vana jaapanlaste traditsioon. Ribi. Ribi. See ribi on valesti küpsetatud, siis on aru. Sünge Sam ei karda teha pilusilmi, sellepärast, et rassism on naljakas. Oh my God. Mul on kõik aur otsas. Ma vist ei saa teha enam neid. Mida? Sünget Sammi või? Ongi nagu Sam murdiski su ära oma sellega, et palun mitte ja... Ei, andsid ka alla? Ma panen edasi. Ka teen. Ma näitan neile. Või tähendab, tema paneb edasi. Ma mõtlen ka, et kui nagu sa oled juba, kui sa ei anna nagu davai biti osas alla, et seda saab iga tuur kuulda. Ei, mul oli üleeile nii, et ma sõitsin Tellaris kell 4 hommikul sõitsin koju. Ja siis... See oli see, kui sa said selle uudise jälle. Ära löö mind, ma ei ütle ju. Jesus Christ, ma üritan lihtsalt kronoloogilist aru saada. Uudise? Kas sul kaenlakarvad pikemad on kui peas? Ja hallimad. Hallid kaenlakarvad. Privet, korrad Narva. No ma räägin, ma oskan. Sa oskad? Hallid kaenlakarvad, privet, korrad Narva. Sa tulid autoga täna või? Pistjets, korrad Narva. Muidugi autoga. Oh my God, see tüüp otse liiklusest siia. Mina sõidutasin ennast ise. Mina sõidutasin täna ennast ise. Sellepärast, et Bolti juhid on sageli mustanahalised. Fuh, nad ei pese. Fuh, nad ei pese. Sepp teeb neile lööve. Aga sa ei saa lõpetada seda, kui see asi on nagu just blow up imas. Ei saa jah, ma ei lõpetagi.
aina süngemaks läheb . just . Oh my god , see väsitas mind ka ära . jah , see on fucking exhausting . seda on exhausting . jah , sest mul on siuke tunne , ma sain hästi palju infot nagu vaata . aju väsib ära . ja . aga mis sul on juba 2000 followeri seal on ju ? ja . sa oled juba enda mingi 3 päevaga . sa oled enda TikTokist möödas . ma tean , see on crazy . panen nagu enda stand-up klippi , flop . ja siis , tere , mina panin täna magalasürku sitakasse , viral , sensation , jaa . noored armastavad . ei , see on hea küll , jaa . oota , aga sa midagi mainisid , sa see tahtsid ? sünnimärk . sa oled teised kõik maha hõõrunud juba ? olen või ? jaa . otse lihtsalt kuradi sinna kõrvaklapi sisse , nii et kui Mikki paneb järgmine kord kõrvaga , siis tal on must ring siin ümber kõrva . aga ta ongi ära hellitatud . jaa . oota , mul oli mingi küsimus tegelikult . oi , Roger on unin . Roger pani kappi kokku . oo jaa . Roger pani kappi . tead , mis mul tuli köögimööbel eile vaata onju ja siis terve kodu on nagu sitakas onju . ja lihtsalt köögimööblil valed lingid . no ma ei tea , mis saab . millised , nagu ukselink . ma tahan kahvlit . tead see , jah , miks mu sahtel nurgast niimoodi lahti toob ? ei nagu valet värvi , ma ei tea , see ei olnud see , mida me tellisime Värvi- . vaata , kui sa 10 tonni maksad köögi eest , siis sa tahad nagu saada seda tee värvi . spreiga , mis värv sul peab olema ? see ei tööta nii . sprei ja lase peale seda meediumit , mis muudab ta veekindlaks . Medium . Medium . Tõnu peab vaikselt kaamerat kokku kinni . ei , ta paneb vaikselt settingsid persse , et Mikk oleks kettas pärast . ta on in on the bit . pärast hakkame valgust timmima . see , kus terve aeg Mikki arvab , et keegi teine timmib seda valgust , aga meie keerame tegelikult see oli sünge samm . jah . jaa . oota , aga no nüüd me ei saa ju rääkida mingeid huvitavaid sinu seikluseid , mis sa nagu off-camera rääkisid . no ei saa jah . ei saa jah . ei tohi . suur saladus . aga see on ju fun , väga suur osa meie podcast'ist on nagu Biffid , keda sa kepid . mina ei kepi , mina armastan . mina armastan , ma armun ära . ma olen suur armastaja ja lihtsalt vahest ma tunnen , et minu sees on nii suur armastus . sinu sees on 2 hunti . minu sees on 2 hunti . lase see õige välja . üks neist on pede ja teine on ka pede . võidab see , keda toidad . see on Jaapani vanasõna . ja mulle meeldib süüa Jaapani toitu , ribisid . oota , kas sa käidki siis nagu iga päev . iga päev ? MyFitness , ei MySushi . ei , ma käingi MyFitnessis ja siis MySushis . see on my päev . my päev . ei , ma eile läksin kell 8:30 õhtul MyFitist MySushisse . ma olin ainus inimene seal . Vau . ja ma sõin seda nagu jahtunud raamenit . ja siis oota , sa sööd lihtsalt raamenit seal ? jaa . ja Coca-Colat . mul on raamen ja Coca-Cola . nii palju vedelikku . ülipalju . pärast trenni ongi vaja . Coca-Colat . ja siis ma eile viskasin sellele teenindaja , kes seal mu juures moppis põranda . sest neil oli tööpäev läbi . siis ma viskasin talle 10 pihku . ta oli nagu , ma olin nagu tipp . ta on nagu , što ? ma olen nagu tipp . ja ta ütles thank you . ta ei saanud aru , mis rahvusest ma olen . ma olin nagu lihtsalt selle pesapalluri pusaga . mul öeldi ka tüüp , iga päev sööb raamenit ja Coca-Colat . iga päev samad riided . ja siis viskab sulle 10 naela kätte ja ütleb tipp . ja ta on nagu što ja ma olen nagu tipp . ja ta on nagu thank you . ja siis ma sõidan autoga vanemate poole . see on 30 starter back . jah , MyFitness , MySushi ja My Parents Place . ja siis ma joon kummeliteed ja söön kartulivahvleid .
mu keha on nii segaduses. sa oled vaikselt slippimas. Ma olen slippimas, jah. Ma ei saa. Oota, aga ühesega see ongi su rutiin siis, jah? Treenirutiin. Sa käid... Rutiin ja sa käid trennis. My fitness, my sushi, my world. My country. My fitness, my sushi, my country. Maitsebki raamen nii väga sulle, jah? Maitseb. Raamen, my raamen, my maitseb. Ta on väga, ta on nagu enam-vähem tervislik ka, ju. Puljong. Nagu oleks matustel. Maitseb. Iga päev. Maitseb nagu pärandus. Jah. Aga kuidas sa nagu pulkapid supi pealt? Ma ei tea, aga töötab ju. Ei, väga pulkap oled küll. Ma olen 2 kuud tagasi kaalusin 69 kilo. Lekid väike laps ju. Ei ole kunagi kuulnud, et kellegi kaal algab 6. Ei, aga pärast seda... Sa oled ju meesterahvas. Ei, aga pärast seda My Sushi toitumisplaani. Ma kaalun praegu 77 kilo. Päriselt, nii palju rohkem või? Jah. Ma olen mingi... Oota, 6 aega tagasi, olid 69. Ei, tegelikult ma olen mingi 3-4 kuuga võtnud juurde mingi 8 kilo. See kõik läheb puusadesse. Kõik see raamen. See on siuke junkie boy välja. Aga samas sa... Ma ei ole 8 päeva sital käinud. Aga samas ma ütleks, et siis, kui sa kunagi olid natuke junkie, see on nagu su peak body küll. Sul on kuidagi, vaata igal inimesel on mingi oma see, mis talle sobib. Mulle sobib see cocaine skinny. Ei. Aga lihastes. Ei, see näeb kuidagi off välja. Ei näe. Aga kui sa oled nagu natuke pallike, vaata. Pall. Siis sõrmed ei tundu nii suured. No kõik on nagu, proportsioonid on paigas. My proportions. Minu portions. My portion. See, kui ma tahan My Fitnessis ja toit on juba laua. Tavaline. Tee mulle regular. Coca-Cola ja raamen ja kodus väike kummeli teevad. Ja kartulivaaflid. Kas kartulivahet, kas sa ostad need ise või need ootavad sind kodus? Ei, ma ostan need ise. Need ei ole nii kallid. Ja hommikuts ma söön ma teen tatar teen ja keedan juurde peekonit ja keedupeekon. Oh my god. Sa ei ole söönud keedupeekonit. Ma söön tatart ja keedu. Ma praen tatart ja keen peekonit ja siis joon kõrvale tetli teed. Tead see skämm, kus sa tõmbad selle leibeli nagu pooleks ja siis see pressib seda teepakki ja üks tilk kukub vette. Ja tegelikult see ei tee nagu mitte midagi. Joon tetli teed ja see on peale kärumisi kohukese iga hommik. Tead, miks see tehakse niimoodi? See pigistatakse. No. See oleks lihtsalt, et sul ei tilguks see kott, kui seda ära viskad. See ei ole mingi, et annab juurde midagi. Minu kotid tilguvad kogu aeg. Jobist. Jobi. Teise mehe jobi. Ei, väga huvitav. Ehk siis hästi palju teed jood on see, mida me kuuleme siit. Ja Coca-Colat. Zero. Hästi palju waterweight'i. Zero või mis? Ei, tavaline. Zero maitseb nagu kusi. Ei, aga samas sa tundud siuke tüüp, kes kuskilt tellib endale Coca Lighti. Tead see hall? Ei, ma tellin ainult Circle'ist. Süüa nagu või? Circle K-st? Koju või? Oota, aga... Kõige rohkem tellitakse Circle'ist. Jaa, seda kindlasti, aga need on kogu aeg lahti ka. Hommikul siis tatari, aga... Lõunaks jäid siis hepsi praadi. Ma raamenit. Mis sa õhtuks sööd siis? Snäkke. Kartuliahvleid. Oota, hold up. Kartul on hea sulle. Raamen on see lõunasöök siis nagu? Aga mul, ma ärkan lõunal.
ma ärkan lõunal. ja kell 9, 8:30 õhtul sööd lõunat. ei, mingi 12:30. sa just enne ütlesid, et 8:30 õhtul läksid raamenit sööma. no ei, nagu eile jah, no eile ma magasin veel kauem. Ma panin reedel pidu. Ja... see eile ei pannud ka pidu või? See pissiüritus oli eile suhtes? ei, see oli üleeile. Reedel. See oli reedel, täna on pühapäev. Mis päeva sa helistasid mulle ja kutsusid mind välja? Oligi reedel äkki. Eile ei olnud või? Ei, eile ma ravisin pohmak. Võib-olla jah. See pissmullivesi, see skinny piss on tegelikult suht hea, pohmakat ei ole. No kindlasti jah. Suhkrut on vähe. Ja. Sellega tulebki pohmakas. Vähe suhkrut pead jooma. Vähe suhkrut. Ja palju raamenit. Aga... Oh my god. Aga kuradi jah, mingi reede öösel, neljapäeva öösel sõitsin mingil 4 hommikul Tellarist koju. Mõtlesin, et teen väikse mäkki. Läksin sinna Rokka. See oli peale nagu deiti, jah? Ja läksin... Läksin sinna Rokka My Fitnessisse. Või Rokka... kell 4 öösel ukse taga. Ma läksin Rokka My Mac'i, My McDonald'sis. My Donald'sis. My Deal. My Meal. Ja siis seal oli mingi 10 päine grupp nolke. Ootasid drive-thru's oma seda orderit, vaata. Autot ei olnud neil, vaata, lihtsalt tahtsid süüa. Lasid signaaleile või? Ei, ma lihtsalt sõitsin nagu oma kassa juurde ja siis üks nolkidest karjus. Oh my god, see on Daniel Weinbergs. Ja siis mingi teine tüüp oli, mida vittu, see on Daniel Weinbergs. Siis mingi Pihv oli seal, kes on Daniel Weinbergs. Ja siis sünge Sam, kurat. Väga hea. Ja ma räägin. It's happening. It's happening. Finally. Ei noh, pani mina magavale tüdrukule sitakasse. Ma ei sitakas. Ma ei raamen. Sa lähed siis Rocca al Mare keskuses sööd My Sushit või? Jah. Aga mõnikord seal on nagu vaat mõnikord seal on veel valikuid ju. Ja mingi mitu korda on niimoodi olnud, vaata, et ma lähen sinna Rocca al Mare keskuse My Sushisse ja siis neil on nagu nii pikk ooteaeg. Mõnikord on mingi 40 minutit. Et ma lähen tagasi sinna katuse parklasse, sõidan autoga sinna Rocca al Mare Rimisse. Seal on teine My Sushi, millest keegi ei tea. Ja siis ma söön seal hoopis. Aga seal ei ole raamenit. Seal ma tellin krõbe kanatempura ja kurgimakki. Kurgimakki. Ja Coca-Cola. Oh my god, see peale trenni Coca-Cola võib olla nii mõnus on ju. Ei lihtsalt, kui sa nagu raamenile jaad Coca-Cola peale. Ma kusen voodisse iga öö. Nad käid öösel kusel. Sellepärast on minul kumilinad. Aga sa võiksid isegi kondoom peal magama minna. Kused sinna vist? Mul tekib lööve kondoom, ma ei kanna kondoom. Allergiat. Mille vastu? Allergiat. Lateksi vastu. Neid on erinevaid kondoome. Kõigi vastu. Ma olen kõike proovinud, mul nagu hakkab sügele. Tekib mingi lööve kondoomist. Ja. Siis kui sa mingi 3. korda peal paned. See on loodus, hea. Keskkonnasõbralik. Aga mingisugust seda ei ole mõelnud, et see mingi soolikat või midagi panna või? Lambasooles. Kuule, arme teen nalja. Daniel Weinbergs lambasooles. Mõnusas marinaadis oled siis? Ma ei olegi mõelnud selle. Mõtle kui haige ikka. Soolikas. See võib mõnus ka olla. Ma panen soolika sitakas. See on nagu soolikaception. Jah. Man, put a soolikas in your soolikas, so I could soolikas. Või soolika, see on vana meen. Aga mõtle, kui mõnus see selles mõttes on, et see juba ongi, sa paned juba oma munni vastu seda, mida sa tegelikult tahadki panna. Panen munni vastu. Uus tegemine. Baby ilust. Yeah. Panen munni tema munni vastu. Mis sul oli see Gameboy Tetris? Gameboy. Panen enda munni tema
Eesna alla. Ma olen nii väsinud. See on su suvetuuri kogu set kõigest. Et väga hea, et sa nagu enne algavat tuuri oled käest oma bitist. Käest. Väga käest olen. See episood Wild Ride. Wild Ride. The Wild Rider. Haige koka oli see ikka sul. Jah. Oh my god. See on 9 minutit. Mida sa pead täitma? See nagu excited meie kuulajad on. Kas meie kuulajad on nagu oh my god, nad tahavad teha seda. Nii hullult. Nad armastavad lindistada. See on nende lemmiktegevus. Jah. Mida sina sööd, Roger? No seda, saad aru, ma ei söö midagi naljakat, mu toit on nagu päris inimene. Ma ei ole nagu sükest, et mingi peale kella 4 ma söön ainult õunu ja leiba, ma ei tea, mul ei ole mingit kuradi fucked up. Tere, kui Joe Rogan räägib kuu pärast, et see on mingi uus thing, vaata, on õunad ja kartulivahvlid. siis vaatame, kes naerab. No jah, see kuidagi nagu kosu, su ülakeha kuidagi kosub hästi palju ja sest raamenist jalgadesse see väga ei jõua. Mees ajab mind nii hulluks. Sul on nii väiksed jalad. Mine perse. Ei ole, vaata. Need on lihtsalt karvased, sa ei näe nagu, sa ei näe lihast, kui on karvane. Vist on nii, jah? Jah. Nii on. Aga ei, ma teen kogu aeg jalapäevi. Jah. Ainult. Ma teen alt jalgu. Tegelikult ongi MyFitnessis jalapäev. My sushi. My food. Aga vaata, mul püksid ju nagu pigistavad. No aga see on siukse lõikega püksid lihtsalt. Ei ole. Legit samad püksid, mida Arnold Oksma kannab. Lehvivad püksid. Loppergused püksid. Vaata. Nagu vaata. Näed. Jalad on ülipingul. On ju suur jalg. Suur jalg. Tegelikult on. Näita Tõnule. Tõnu. Airdropid. Saan airdropida sulle Tõnu või? Pole iPhone'i. Saada Facebookis. Tõnu. 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 Facebookis. Ma isegi ei tea, kus Facebookis saab. Facebook. iMessage'id sul ka pole siis, jah? Aga kuidas sa nagu üldse kirjutad kellelegi? Facebook. Ongi, jah? Haige värk. Kas sul internet on? Seda mul telo isegi ei näita, et ma saan Facebooki saata midagi. Mida vittu? Ma saan niimoodi jänkudesse panna vist. No, see on... Tuli või? Nüüd tuli. See pole jalgu näha. Ta on nüüd suured jalad. Aga see ongi rohkem siuke hängi podcast, vaata. Ma olen üli palju hakanud Smilersit kuulama. Nagu väike punu on ees, aga... Väike punu. See on see Coca-Cola. Coca-Cola. Vaata, aga on ju suur jalg. Ma ei näe. Ma võin sealt kaamerat sisse luua. Vaata. Ma ei pinguta. Okay. Ei, kui ma lasen lõdvaks, läheb veel suuremaks. See tüüp. Seletamas Biffile. Ei, kui ma lõdvaks lasen. Mul ongi flatsiitsena suurem. Mul läheb kõvaks, siis mul läheb väiksemaks. Ja. Selline reverse Digimon, vaata. Yeah. Teie noored oma digimonidega. Oh my god. Sam peab raudselt dermatoloogi juurde minema. Nii palju sünnimärke. Nojah.
oled excited ka suvetuuriks või? seal ma ei jõua oodata, me lindistame täna 2 episoodi, see teine tuleb massive. Päriselt ütleme 2 või? ei, tegelikult ära stressa. Aga ei, muidugi on põnev, see tuleb väga äge. Aga see episood läheb üles siis, kui meil on Võsu tehtud. Seda ma ei tea, kuidas ma suvetuuri teen, ma pean mõtlema mental strategy, et mitte savu teha. Miks sa mulle silma tegid, kui sa ütlesid seda? Ma pilgutasin. Ma pean mental strategy välja mõtlema. Miks? Sa ju sööd raamenit nüüd, sul on uus teema, Coca-Cola. Võsul ei ole, ma ei saa. Võta lihtsalt iga kord Coca-Cola lonks, kui sa tahad savu teha. Kes niimoodi ei saa või? Jah. Siis me võiks hakata rohkem nagu mingi lauamänge mängima, mingi malet, vaata. Lihtsalt sa ei tea käike, mida ma mängin. See on nii ära tüütanud, vaata, et iga õhtu on seesama lihtsalt pong ja viski. Saad aru? Et võiks mingi nagu... See tunne ongi vahest, et me olemegi mingi Võsa reporteris, vaata. Aha. Iga õhtu joome surnuks. See ei ole ju nagu hea. Tule, ma ei tea, ma eelmine suvetuur vist jõin iga 3. päev ühe longero. Keegi ei käse sul juua seal kogu aeg. Ei käse. Sa võid Coca-Cola lunksu võtta. Roger ei käse või? Keegi ei käse. Kes see käseb? Kes see käseb? Ainult Siim käsem. Sina ei lõpeta joomist enne, kui sa oksendad. Kui sa oksendad, siis sa tead, et sa oled piisavalt joonud. Jah, märk, et on valmis. Märk, et on valmis. Ja magu teeb ruumi veel rohkemale viskile. Leidsid oma kella üles? Ja kus oli? Maisoshis. Ei. Emps ütles, et see oli teksapükste taskus, mida ma kunagi ei kanna. See, et ta teab kohe. See on nende teksade taskus, mida sa ei kanna. Jah. Aga miks sa ei kanna neid teksasid? Nad kuidagi need... Sest ma pean kogu aeg neid üles käärima. Nagu lohisevad mööda maad? Nagu natuke pikad on. Mul on nii raske õige suurusega teksasid leida. Võta naiste omad. Mul on need vuti jalad. Vuti. Kui ma kõnnin, siis käib see need multika jalad. Aga nagu paksud. Lihastes. Toonuses mees. Bulked up. Ei, bulked up sa oled. Mountain of beef. Jaa. Jaa. See on siuke chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Ma ei tea, kuidas 8 kilo saad lihtsalt... No tegelikult on näha küll seda, jah? On ju. Jah. Ma olen ülitubli olnud. Ma ei tea, kas see on hea, see 8 kilo. Nagu kilosid on juurde tulnud. Aga see ei ole fätt. Ei ole, jah. Kõik võdiseb. Kui sa lõid siit ja sul lõua otsas võdises. Mul on ju six-pack. Ei, väga hea. Vaat ma kohtan nagu Sammi nägu. Sünnimärgi. Vaata. Tere. Tere, oota, mina olen Sam. Tere, mina olen Sam. Ja täna nägin mina Sünge Sammi videot. Vaata, summi nagu mu kõhu lotakasse sisse. See on see, vaata, mida sa saad BFM-is näidata, kui sa sinna kandideerid, vaata. Olemas või? Tõnu olemas või? Kõhtu pean kõrgemaks saama. Tõesta püsti. Tere, mina olen Sünge Sam ja mind saate teie näha suvetuuril, Huumoriklubi suvetuur. Piletid on saadaval huumoriklubi.ee või suvetuur.ee või danielweinbergs.ee. Kõik Võsu piletid on välja müüdud.
aga mujale on pileteid veel saada. Mina olin Sünge Sämm, näeme suvetuuril. Worth it. Väga hea. Olemas. Purgis. On see koola, mille ma tahaks täna ka väikse maisushid. Ja mul on full sõltuvust nagu. Ja siis neil on kogu aeg see Apollo kinoklubi -40% soodukad. Nagu mingi 11 euroga saad suure kausi raamenit. Suure kausi raamenit. Ja see on ju tervislik. No. Pärast trenni, vedelik. See on see vana muna. No jah, see mingi marineeritud muna. See on päris hea ju. See on ülihea. Ma ei tea, miks sa situd maisushi peale. Mul on nädal aega sital käinud. See on hea. Tervislik. Kilosid tuleb. Kilosid. Punja sul küll väga palju ei ole. Tule äkki tegelikult maisushi on suht tervislik siis. The best. Mis sa siis enne sõid? Kui maisushi on tervislik? No, panin enne, kui ma tegin veel savu, siis ma tegin üli palju mingeid friikaid ja neid frititud asju. Vaata. Kodus, jah? Ja ma tegin kogu aeg seda, et majonees ja ketchup kokku, majokaste. See on hea. Aga ma sain alati mingi 0,5 liitrit majokaste. No mingi üli suurtes kogustes. Ma tegin double dippisin igat friikat, vaata. Mul sai alati kaste otsa enne friikaid. Ja ma tegin palju friikaid. Punn. Päike on väljas. Täna tahaks päikest võtta. Täna peaks minema välja küll, jah. Ja. Mina pean ka varsti minema juba. Kolima. Ja. Veel. Aga aitäh teile. Aitäh, Jänkud. Täna oli selline. Peal, miks magan jälle? Miks magan jälle ma? Miks magan jälle ma?